Tere taas! Täna on meil jälle välja pakkuda teile üks huvitav auto ja selleks on Pontiac Fiero. Nii, ma räägin teile natuke sellest autost nagu alati, aga selle korra natuke ma palun teil kaasa mõelda, et miks on see auto just eriline. Et proovime ennast kujutada ette, lähme ajast tagasi, on 80ndate algus ja on Ameerika. Ja kui me vaatame tollast täna pilti, et mida me seal nägime, üldiselt olid niimoodi, et enamus autod olid suured, olid kandilised, olid raamil kered, tagaveolised, sõltuv vedrustus ja enamalt V8 mootoriga. Oli ka väiksemaid mootorid, aga reaalsus oli see, et nad ökonoomsemad ei olnud ja olid veel uimasemad. Ja isegi kui vaatasime mingit alternatiivset toodangut, mida seal nagu pakuti Ameerika turul, oli meil siis Camaro, oli meil siis Firebird, oli meil Mustang, ega olukord väga palju parem ei olnud. Et ikka sellised, loomulikult hobiauto on väga kihvtid, aga kui nüüd mõelda nüüd Euroopa tänapilti, siis oli ikkagi totaalselt erinevad autod. Põhjus oli tegelikult väga lihtne, et kui me nüüd räägime Euroopast, et kui meil oli Saksa autotoodang, Itaalia autotoodang, Prantsuse autotoodang, Inglismaa autotoodang ja Rootsi autotoodang, siis kõik nad olid erinevad. Et isegi kui me läheme Rootsi tollal, et siis oli meil Saab, olid Volvo, mis omakorda olid veel erinevad. Aga kui mõtleme USA toodangu peale, eks ole, meil oli nii ka suur kolmik, oli meil siis General Motors oma mitme margiga, sealhulgas ka Pontiac, oli siis Ford oma mitme margiga ja oli siis nii-öelda Chrysler oma mitme margiga, siis tegelikult need autod olid väga sarnased. Et see USA turg oli niimoodi tehti suht sama asja, aga erinevus oli detailides. Ja ainukene nendest siis USA kolmikust, mis mingil määralgi mõtles nii-öelda kastist välja, oli siis Chrysler, kes tõi aastal 81 turule K-Car ehk siis K-auto platvormi, mis siis oli väiksem esiveoline esimootoriga. Et asi on nii väga selles, et Chrysler oleks mõelnud innovaatiliselt, vaid põhjus oli selles, et 70-ndatel oli USA autoturgu väga kõvasti räsinud kütusekriisid. Ja lisaks olid ka populaarseks osutunud nii-öelda välismaa autod, eelkõige väiksemad autod Jaapanist, siis Chrysler mõtles, et minna nii-öelda uuele kümnendale vastu ehk 80ndad, tuleb teha midagi teistmoodi, sest nad olid tõesti nii-öelda pankroti ääre peal. Ja siis nii-öelda nende käik osutus õigeks, kuigi oli see, et 80ndatel oli juba minevikuks eelmise kümnendi kütusekriisid. Kütus oli jälle kättesaadav, kütus oli odav ja suured autod olid jätkuvalt moes, kuid kuna nii-öelda see K-auto platvorm oli niivõrd mitmekülgne, et sinna oli võimalik peale ehitada väikeautosi, keskmise autosi, luksautosi, sportautosi ja minivänne, siis tänu sellele Chrysler saavutas üllatava edu ja tänu sellele oli neil piisavalt ressursse tuua meieni selline huvitav auto nagu Dodge Viper. Aga et mitte nüüd jääda Chrysleri juurde, et sellest räägime kunagi teinekord võib-olla, siis keskendume seekord Pontiac Fierole. Et nagu ma ütlesin, et proovime ennast ette kujutada nii-öelda siis Ameerika 80ndate algus, see täna pilt ja siis on meil Fiero. Meil on selline väike keskmootoriga sportauto. Ja selle auto ajalugu on väga huvitav iseenesest. Et nagu ma ütlesin, et seal on oli kolm suurt autoettevõtte, eks ole, General Motors, Ford ja Chrysler ja General Motors kuulus mitu marki. Seal oli muidugi Pontiac, Buick, Cadillac, Chevrolet, Oldsmobile, GMC, kui ma midagi praegu ära ei unustanud, sest hiljem neid marke veel lisandus. Ja tollal oli niimoodi, et nendel nii-öelda divisioonidel oli siis üsna vabad käed, mitte vabad käed, üsna vabad käed, võrreldes nagu tänapäevaga. Ja siis Pontiac inseneril tekkis idee, et võiks turule tuua sellise toreda keskmootoriga väiksema sportauto, mille oleks V6 mootor. Ja läksid selle ideega General Motors juhtkonna juurde ja nii-öelda siis rääkisid seda, mis neile rääkida oli ja muidugi General Motorsi juhtkonna esimene reaktsioon oli niimoodi, et no. Ja põhjus oli väga lihtne, sest kuna kardeti, et see uus auto võiks hakata konkureerima nii-öelda siis General Motors lemmiklapsega ehk Chevrolet Corvette'iga. Ja siis nii-öelda siis viisakalt öeldi, et tore pakkumine, aga ei. Aga need Pontiac insenerid olid visad poisid. Mõtlesid, et okei, et ega ei saa ju head ideed lasta raisku minna ja läksid siis mingi hetk hiljem tagasi. Neil on üks uus idee. Ja uus idee oli selles, et tuua siis turule, et tollal nii-öelda siis oli see kütusekriisid olid väga hästi kõigil meeles, et tuua turule niisugune väiksem ja ülimalt ökonoomne auto. Ja siis General Motors
juhtkond ütles, et okei, see on väga hea idee, aga küsimus oli, et aga miks seal ainult 2 kohta on? Selle peale ütlesid need Pontiaci poisid, et aga ikka selleks, et kuna enamus inimesed sõidab kas üksi või 2 ja kuna meil eesmärk on teha auto võimalikult ökonoomne, siis jätame 2 lisakohta ära, auto on väiksem, kergem, ökonoomsem. Selle peale ütlesid siis General Motors ülemused, väga hea idee, aga miks autol on keskmootor? Selle peale ütlesid Pontiaci poisid, et ikka sellepärast, et kui autol on keskmootor, saab nina teha aerodünaamilisemaks, mis omakorda tähendab seda, et kütusekulu väheneb ja eesmärk, et auto oleks võimalikult ökonoomne, saab täidetud. Mille peale siis ütlesid muidugi ülemused, et väga hea, tehke ära. Ja sealt see idee siis algus sai, et see auto, mida nad tahtsid siis toota, tegelikult neile anti siia roheline tuli selle tootmiseks. Kuigi loomulikult natuke nad oma oksa selle, ütleme niimoodi, mitte päris tõe rääkimisega muidugi saagisid, kuna see auto pidi olema võimalikult ökonoomne, mis tähendas seda, et kui see auto tuli siis turule, siis esiteks oli tal saada alguses ainult rida 4 mootoriga ja teine asi, mis oli, et kuna ökonoomne auto pidi olema ka odav auto, siis ühesõnaga kasutas veermiku ja vedrustuse lahendusi teistelt Pontiaci mudelitelt. Ehk siis siis see 2 olulist asja, võib-olla sportlik veermik ja sportlik mootor, mis alguses oli plaanis, neid siis teostada ei saanud. Ferot hakati tootma siis 83. aastal augustis ja ütlen juba ära, tooti kokku 5 aastat täpselt ja lõpetati tootmine siis 88. aasta augustis. Et alguses esimene mudelaasta Ameerikas natuke teistmoodi, et autod tulevad varem välja, et see oli siis esimene mudelaasta aasta 84, oli ta saada ainult siis rida 4 mootoriga, mille oli 2,5 liitrine kubatur. Aga kuna tollal, kui see auto välja tuli, oli juba aru saada, et kütusekriisid, särgid, need on kõik juba minevik. Ja saadi aru, et tegelikult selle autol potentsiaal hakati siis seda autot järk-järgult siis paremaks tegema. Esimene samm selles suunas oligi see, et ta siis mudelaasta 85, et sai Fiero endale V6 mootori valikusse. Ja siis see GT mudel, ta ühesõnaga üldiselt see kerejoon ei samaks, aga natukene siin esiosa disaini muudeti, sai sportlikuma nina. Ja aastal 86 sai siis see GT mudel, mille V6 mootor, ja sai siis natukene muudetud selle tagaosa katusosa disaini. Et kui siit ta läheb niimoodi sellise joonega, siis GT mudelil ta läheb niimoodi siit otse. Ja ma korra väikse nüüd vahepõike teen, et kuna Fiero eripära ongi see, et sellel see kere on kaetud plastikust keredetailidega, et need on kõik osid eemaldatavad. Ja siis jääb niisugune mõnus karkass alles, mis tegelikult millega võib täitsa ringi sõita, muidugi Eestis võib-olla ei tohi, aga iseenesest need plastikdetailid autole mingisugust kereräikust juurde ei anna. Ja ma kohe jõuan aastasse 87, miks see on huvitav, aga ma hüppame nüüd korra edasi mudeli aastasse 88. Ja see on selles mõttes võib-olla kõige erilisem aasta, et see on siis reaalselt võib-olla see aasta, kui jõuti selle autoni, mida tegelikult Pontiac ta tahtiski. Et siis V6 mootori auto oli olemas ja siis 88. mudeli aastaks käidi korralikult üle ka auto veermik ja vedrustus. Nii et lõpuks siis olid olemas V6 jõudlus ja olid olemas need sportlikud sõiduomadused. Kuid huvitav, kui see ka ei ole, et nüüd võiks mõelda, et kui nüüd oli auto olemas, mida taheti toota, nüüd see auto tootmine siis jätkus, aga tegelikult seesama aasta 88 see jäigi viimaseks, sest seda võib-olla kõigemat varianti siis toeti ka ainult 1 aasta. Ja ma ütlesin, et ma korra jätsin vahele mudeli aasta 87, miks see on selles mõttes eriline, et siis toodi Pontiaci diilerid pakkusid välja sellist mudelit, mille nimi oli Pontiac Mera või Pontiac Fiero Mera. Ja see tähendas seda, et Fierolt oli siis eemaldatud need kerepaneelid, mida te siin näete, ja olid asendatud selliste kerepaneelidega, et see auto meenutas Ferrari 308. Et just nimelt, et Pontiaci diilerid pakkusid sellist varianti kõikidele uutele, et tagantjärgs teha ei saanud, aga uutele Fierodele, kes tahtis osta sellist Fierot, mis näeb välja nagu Ferrari 308, oli võimalik tellida endale Pontiac Mera või Fiero Mera. Aga muidugi see pidu kaua ei kestnud, sest Ferrari ütles, et oi, niisugust seda küll teha ei tohi. Ja neid autosid toeti kokku 247 tükki, kui ma õigesti mäletan. Aga miks ta on huvitav, on sellepärast, et kindlasti palju meie vaatajad teavad, et
Pontiac Fiero on tegelikult väga populaarne auto nende seas, kes on tahtnud teha mingit replikat, mingisugust Ferrari replikat või mingisugust Lamborghini replikat. Ja noh, ma võin eksida, aga minu meelest see mudel, mida pakkusid Pontiaci diilerid, see oli esimene nii-öelda replika. Ja noh, siit võib edasi mõelda, et kui Pontiaci oleks nii-öelda sellist võimalust pakkunud, noh, siis suure tõenäosusega võib-olla ei oleks avastatud seda varianti, et sellest Fierost on võimalik teha endale mis iganes replika, mis iganes autost. Vot, et see oli huvitav asi, mida kindlasti mainida. Aga ma siis näitan ära, et ühesõnaga, kuna siis nii-öelda Fiero on meil keskmootoriga, siis ma näitan ära, mis meil siin ees on meil panipaik. Ja läheme siis siia taha. Siin tegelikult taga on ka üks väiksem panipaik, aga siin on ka nii-öelda selle auto süda. Et jah, Fierol kasutati siis 2 mootorit, oli siis 2,5 liitrine rida 4, nagu antud autol või 2,8 liitrine V6 mootor. Konkreetsel autol on siis 2,5 liitrine rida 4 mootor, mis on tänapäeval üsna haruldane, kuna enamus on need, mis alles on V6 mootoriga ja isegi paljud neist nende mootorite vahetatud mingi võimsama variandi vastu. Aga sellest ma räägin natuke hiljem. Ja antud, kui see alguses see auto nii-öelda turul tuli, et see konkreetne mootor, rida 4 mootor, kandis hüüdnime Iron Duke, ehk mis eesti keeles võiks olla siis raudne vürst. Ja alguses oli tal vist oli 92 hobujõudu. Ja nüüd see auto on aastast 87, et nüüd ma ei tea, kas ta on alguse või lõpuauto, et kui ta on nüüd seal nii-öelda siis selle algus või esimese poole auto, siis peaks olema sellel autol 98 hobujõudu, aga kui ta on hilisem auto, noh, siis ta oleks 110 hobujõudu. Aga noh, kui ma vaatan maanteeamet, seal on ta märgitud 110 hobujõuliseks, aga noh, ma ei tea, kas see reaalselt nii on või ei ole, et kas 98 110 hobujõudu. Ja 110 hobujõudu oli nii-öelda maks, mis siis sellest mootorist võeti välja selle perioodi jooksul, kui ta oli Fiero kasutusel. Nii, et me näitame ka siis, milline näeb Fiero välja seest ja ühe asja ma veel mainin ära, et Fiero oli esimene USA nii-öelda masstootmise auto, mis oli keskmootoriga. Et mujal maailmas oli sellist autot juba toodetud, kuid esimene USA keskmootoriga masstootmise auto. Ja siin sees, noh, minu jaoks on siin täiesti mugav. Et noh, ma alati mainin ära, et tavast on niimoodi, et kui keegi ütleb, minu jaoks on mugav, noh, siis tekib küsimus, et mis tähendab minu jaoks on mugav. Et noh, sest ma alati mainin ära, kui ma pikkuse, ma olen 1,83 m, 1,84 m ja nagu näha, mina istun siin hästi, pea vastu lage ei ole, ruumi mul siin on, et täiesti niisugune mõnus kahekohane auto. Ja üks hea meenutus ka, mida ma tahan teiega jagada, on see, et kui meie pere oli ostmas esimest autot 90. alguses, siis oli see, ma ei tea, kas oli kuldne pärss või soov, siis minule jäi silma üks Fiero, mis nii-öelda oleks mahtunud napilt meie eelarvesse ja minu kuldne idee oli see, et võtame Fiero. Noh, vastus oli muidugi selle peale, et seal on ainult 2 kohta, et sinna ju kõik ei mahu. Minu ütlesin vahet pole, et Fiero on äge auto, et sõidame kas või vahetustena. Aga noh, läks ikka teisiti, nii et meie esimene auto oli ikka Ascona, mis on ka väga hea auto, aga oleks peaaegu on Fiero meie esimene pereauto. Nii, et kuidas sõidab Pontiac Fiero? Noh, see on nüüd jälle see koht, et ma jälle kordan ennast, aga ma sõidab väga hästi. Ja siin ma korra ühe asja nüüd räägin ka lahti, et see väga hästi tähendab, et minu jaoks väga hästi. Et noh, toon näite, et kui me räägime autode kiirendamisest, siis minu jaoks alati üks manuaalkastiga auto, mis kiirendatakse ajani, noh, ütleme, et 6-7 sekundiga on alati parem kui mingi elektriauto, mis teeb sama asja 3 sekundiga. Sest lihtsalt minu jaoks on see kõik palju mõnusam. Ja noh,
kui rääkida juhitavast sama teema, et üks asi on see, et kui hästi mingi auto suudab võib-olla ringrada sõita, eks ole, kui kiiresti auto suudab läbida slaalom testi. Aga teine asi on see, et kui mõnus on autoga sõita. Et mõni auto võib-olla, mis numbrites ennast ei suuda võib-olla eriti eeskujulikult väljendada, siis sõites on ta palju mõnusam. Ja sama asi on Fiero. Et siin Fierol, see ongi võlusõna ongi see, et ta on tegelikult väga kerge auto. Antud Fiero rida 4 mootoriga peaks kaaluma kuskil 1100 kilo. Lisame siia manuaalkasti, antud autole 5-käiguline manuaalkast. Ja tõesti, väga mõnus, väga vahetu sõidumõnu. Ja see istumisas on väga mõnus, istud madalal, nagu tõeliselt sportautos, samas ei ole ebamugav. Et minul on see väga hea. Ma ei saa öelda, et see oleks üliruumikas, aga mul on see väga hea. Mul isegi põlvetege kuskile vastu, mis tihti isegi mõnes tänapäevases luksusautos on. Et need keskkonsoolid on lihtsalt nii laiaks saatud, et ma ei saa enda jaoks mugavat istasendit. Aga siin on, kõik on väga okei. Käigukast, nagu ütlesin, 5-käiguline, manuaal, väga mõnus. Et loomulikult ei ole võib-olla nüüd, kui võtta mingisugune Mazda MX-5 ja midagi sellist, aga super. Mul mitte millegi üle ei ole mul siin kurta. Nii et väga äge. Ja ma olen sõitnud ka varasemalt ka V6 Fieroga, meil automaatkäigukast. Ja mina ütlen niimoodi, et kui ma peaks valima, siis kindlasti see auto. Et see rida 4 mootor teeb oma tööd nii nagu tegema peab. Et kui sa suudad nagu mõelda selle auto peale, mis auto on, et sa jootasid mingisugust metsikut performance'it, mida tegelikult ei paku ka V6 mootoriga Fiero. Nii et tegelikult see manuaalkast on nagu ikkagi annab vähemalt poole sellest sõidumõnust juurde. Küll ütlen niimoodi, et mis on Fierode puhul ka üsna tavapärane, et neid mootoreid ka vahetatakse. Et paljudel Fierodel on asendatud see originaalmootor. Mõne muu mootoriga tihti on siis sama mingisugune GM-i toodang. Ja populaarne valik on näiteks Buicki V6 mootor, mis juba tehasest on kompressoriga ja need uuemad variandid sellest mootorist, nende juba stock näitajad on seal liigaudu 240 hobujõudu. Nii et arvestades, kui vähe see auto kaalub, et see ikkagi annab väga palju juurde nendele, kes seda otsivad seda performance'i kicki ka. Ja kui me rääkisime sellest automootorist, siis tegelikult mõtlen kerge kaal ja ta ei olegi palju jõudu vaja. Et kiirendus on täiesti nii-öelda sellise auto kohta täitsa reibas. Ikka mõnu, väike vanakooli sportauto. Meelelahutus, puhas meelelahutus. Et vahest see, ma täpselt ei tea, kui kiiresti auto saani kiirendab, ega seda järgi proovima ei hakka, aga isegi kui ta kiirendab seal võib-olla 10 sekundit või rohkem saani, see on sellise vanakooli auto jaoks rohkem kui piisav. Ja kurvides on Fiero puhas mõnu. Kerge kaal, tagavedu, keskmootor, mida rohkem tahta oskaks. Aga et palju neid Fierosid kokku tehti? Ma vaatasin järgi, neid Fierosid tehti kokku 370 000 tükki. Et täpselt ma ei mäleta, aga 370 000 ja siis vist natuke 150 veel siin otsa. Nii et osutus üsna populaarseks autoks. Ja ühe asja ma lihtsalt huvitav asja toon välja, et Fierodel jah, et oli selline probleem, et nad kippusid süttima. Ja seal oli jah, ikkagi asi oli üsna tõsine tollal, et siis arvutati välja, et iga 508 müüdud Fierost siis üks läks põlema. Aga nii oligi. Et see on jah, huvitav fakt. Ja seda, miks see nii oli, et keda huvitab, see võib ise guugeldada, et vastus näitsa leitav. Ehk siis teisisõnu on ta nüüdisaja Tesla. Jah, juba nüüdisaja Tesla just.
aga me eelnevat korra rääkisime ka mudel aastast 27, kui oli selline variant saata läbi Pontiaci diilerite nagu Pontiac Emera, mis meenutas vaid üsna hästi meenutas Ferrari 308. Et jah, selle nii-öelda Fiero põhja peale annab see igasugust huvitavaid autosid ehitada. Ja mina ütlen niimoodi, et on ettevõtted, mis on nii-öelda teinud, tollal tegid nii-öelda Fiero, kasutad küll Fierot, eks ole algmaterjalina, aga tegid sellest oma auto. Ja näiteks üks väga huvitav auto on Zimmer Quicksilver. Nii et ta ei kopeeri mitte midagi, vaid lihtsalt ta kasutab seda neid Fiero konte ja selle auto kohta ma ütlen tõesti niimoodi. Aga samas kõik need igasugused replikad asjad, et on ta sul seal meenutab Testarossat midagi muud, oleme ausad, see ei kõlva mitte kuhugi. Ja asi, jah, et seal on nagu öeldakse, et esiteks on see, et mingil põhjusel, et see on ikkagi ükskõik kui hästi seda autosid teed. Et ma tean neid Testarossa replikaid Fiero põhjal, millel isegi originaal Testarossa tuled. Aga ikkagi, kui sa autot näed, sa nagu kohe saad aru, et see miski on mäda, mingi asi seal ei istu hästi kokku. Ja see nagu kohe nagu esiteks juba, kui esimene hetk autost on niisugune negatiivne emotsioon, siis sealt ei saa midagi head tulla. Ja teine asi, muidugi palju olulisem Ferrari puhul, et Ferrari Enzo ütles ju hästi, et mina müün teile mootori, kere tuleb peale kauba, nii et kui sul on auto, mis näeb välja küll Ferrari, aga tal ei ole nagu Ferrari mootor, siis ei ole ju see ma ei oskagi see kommenteerida, mis see on. Ja et ma ütleksin suur aitäh auto omanikule. Mainin ära, et see Fiero on ka müüa. Et ma nüüd ei tea, millal meil see video üles tuleb, aga kui see auto veel alles selleks hetkeks, kui ta on meil üleval see video, siis me paneme alla see lingi ja võib alati omanikuga ühendust võtta. Nii et ma väga soovitan. Kes iganes see auto ostab, saab endale väga mõnusa puheda masina.